Imeline päev. Juba hommik algas nii imeliselt. Me magasime pikalt. Mitte kusagilt ei kostnud ühtegi häirivat heli. Naabrid ei ehitanud millegi pärast. Makita löökkruvi keeraja PTD 134Z jõuline tärin oli lakanud. Lapsed olid täna kuidagi eriti viisakad ja vaiksed. Ei vaidlusi ega süüdistusi, mis lõpuks jõuavad välja kakluste ja nutuni. Isegi telekas ei mänginud. Meid ei ehmatanud maast lahti hüsteeriline Maša ja Karu ega lammas Sean. Meieni ei kostnud isegi põrsas Pepa suhteliselt malbed helid. Märkasime ise. Kell oli 10 läbi. Me tundsime, et me oleme välja puhanud. Juba aastaid polnud me seda saanud teha viimaks ometi. Ei mingit ärevust ega väsimust, et täna ei jõua, et igasugune jõud saab veel enne otsa, kui me voodist püsti saame ja selle päeva võib jälle maha tõmmata. Märkasime värskete ja puhanutena. Ja siis mulle meenus, et me ei olegi kodus ja et me oleme ainult kahekesi. Ma vaatasin sind. Sa olid nii kaunis. Sa naeratasid mulle. Ja meil ei olnud mitte kuhugi kiiret ja me ei kiirustanud. Siis millalgi sa läksid voodist välja, tegid akna lahti, panid kohvimasina tööle ja aknast hoovas sisse sellist hilissügise jahedat värskust. Eemal tegi linnud natukene häält, aga seda väga mõõdukas kauguses. Siis hakkasid munad keema ja kobisesid vastu potti. Kohvimasin hakkas lürisema. Ja mina vaatasin sind. Ja ma aitasin sind. Ma tõssin külmkapist lauale või, piima, tilli, vürtsikilud, juustu. Ja päike paistis otse aknast meie laua peale, just nagu oleks keegi meid õnnistanud. Ja siis me kõndisime läbi pargi, sõitsime trammiga vana linna, läksime okupatsioonimuuseumisse. Me ise ka ei tea, miks me seda tegime. Alguses ehmatasime ära, et äkki nüüd on see ilus päev rikutud, aga ei. Ja siis me sõime lõunat. Toit ei olnudki nii hea, kui ta oleks võinud olla, aga see tunne meie sees, see imelise päeva, imeline tunne ei kadunud kuhugi. Ja siis me saime vanade sõpradega kokku, keda me polnud juba aastaid näinud. Ja me vestlesime, meie vestlused olid lausa ülevoolavad. Ja me olime nii õnnelikud, et meil on veel sõpru, et me oskame suhelda ja me saame teineteisest aru. Ja siis me läksime õhtul sinna korterisse tagasi, kuu paistis ja ma kandsin see voodisse. Ainult korraks tekkis selline loll mõte, et äkki me oleme surnud. Aga see oli ka ainult korraks, siis edasi oli kohe jälle nii hea olla.